Vanalinna serval, Rahvaraamatus ja oleme siia kõik kogunenud selle põhjusel, et meile, mulle tundub kõigile mingil moel armas Helene on valmis saanud oma täitsa esimest raamatu. Ja nagu sa juba ma enne kuulsin, et sinu kohta võib siis vist öelda, et oledki nagu päris kirjanik, jah? Ma alati ütlen inimestele, et kõik on kirjanikud, kes vaatlevad maailma nagu kirjanikud seda teevad, ehk siis võtavad aega ja vaatlevad, mõtlevad teiste mõtteid ja vahel isegi liiga palju. Nii et selles suhtes ma ei eristaks avaldatud kirjaniku inimesest, kes kirjutab. Ta on täpselt samamoodi kirjanik. No vaat, kõigest sellest jõuamegi, ma arvan, järgmise umbes 3 tunni jooksul ka pikemalt ja põhjalikumalt rääkida. Aga sissejuhatuseks võib vist öelda, et meid, Helene, sinuga seob töö. Me oleme olnud kolleegid Paide gümnaasiumis. Sina oled jätkuvalt Paide gümnaasiumi eesti keele õpetaja. Jah, olen eesti keele ja kirjandusõpetaja. Just, ja mina olen Marta ja Helenega saimegi tuttavaks just läbi Paide gümnaasiumi. Kui ma ei teagi enam mitu aastat tagasi, mingi 7-8 aastat tagasi, kui see kool sinna tekitati ja me esimest korda kohtusime. Ja ma olen kuidagi näinud ja jälginud siin viimastel aastatel seda Helene toimetamist ja sellele vahepeal rohkem, aga vähem niimoodi lähemalt, kaugemalt kaasa elanud ja tundub küll, et see, et sul see raamat on valmis saanud, et see on sinu jaoks mingi selline asi, mida sa tegelikult oled kogu aeg teha tahtnud. Jah, sul on liigus ja aeg-ajalt ma kipun küsima inimeste käest, et milline on nende ideaalne argipäev 5 aasta pärast. Ja siis ma olen pidanud ise ka vastama enda esitatud küsimusele läbi kellegi teise küsimuse siis. Ja siis ma ütlesin, et tahaks kodus olla rohkem ja kirjutada oma raamatuid. Nii et selles suhtes absoluutselt on olnud kuskil kuklast üsna väiksest peale tegelikult, et ükskord ma tahaksin kirjutada veel rohkem. Aga sa oled nii-öelda sahtlisse kirjutanud juba tõesti väga noorest east. Et sa ütlesid, et sa oled tegelikult valmis kirjutanud ühe lasteraamatu kunagi varem. Sa isegi enam ei mäleta, milles see täpselt oli. Ja siis sa oled valmis kirjutanud veel ühe raamatu, mida sa välja ei ole andnud. Miks? Jah, küsimus. Aitäh selle küsimuse eest. Lasteraamatu ma kirjutasin Varblasest. Aga ma arvan, et see lugu iseenesest ei olnud nagu nii kandev, et ta oleks võib-olla mingit tähendust selles mõttes omanud. Ja ma arvan, et selle noorte romaani, mille ma kirjutasin, mille ma saan lehvitada, oma enda 9. klassi elust, ma kirjutasin tegelikult selle põhjusel, et mulle absoluutselt ei meeldinud Eesti noorsookirjandus. Võib-olla nüüd on seis parem, aga tol ajal kõik rääkisid nii negatiivsetest teemadest. Ma olen õnneliku lapsepõlve endale saanud ja mulle tundus nagu kuidagi kurb, et ma saan ainult kurbadest asjadest lugeda. Ja ma kirjutasin nagu rõõmsa noorsooromaani ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks seda välja ei antud, et see oli liiga vähe draamat ja liiga palju sellist ängi võib-olla. Ja ängi oli kaugelt liiga vähe seal. Ja ma arvan, et see oligi kõige suurem puudus, oli vähene äng. Aga mul on hea meel, et ma selle tegin, mul on hea meel, et ma olen seda saanud jagada inimestega, kes mängisid rolli selles 9. klassis, mis tegelikult veidral kombel on ikkagi olnud elu muutev klass minu elus, kui see tundus 100 aastat tagasi juba. Aga nüüd see märkamiskunst, ma ei ole jõudnud seda täiesti otsast lõpuni lugeda, aga kuskil umbes esimese kolmandikuni olen jõudnud ja ma pean ütlema, et ega seal ka seda ängi üldse ei ole. Mis värk siis on, et miks sa ei kirjuta sellest, millest eestlased tavaliselt kirjutavad? Novembrikuu ja muda ja kole ja paha ja sul on see nii helge raamat, et miks just selline? No ma tahaks öelda, et ma olen ise ka võrdlemisi helge inimene. Et ma arvan, et see märkamiskunst annabki võimaluse olla helge inimene. Ja on vahepeal nagu selline mõte, et meil on kõigil see rõõm, mis lastel, õnneks meil on siin palju väikseid fänne, on mul väga cool. Lastel on nagu selle rõõmuga lihtsam. Aga kuidagi meil on kõikidel mingi sisemine rõõm, mida keegi ei saa ära võtta.
mulle tundub, et see on nagu hästi tihti inimestel tundub, et see on nagu justkui ära võetud, kas see eluraskuse tõttu või nagu asjade tõttu, mis ongi juhtunud. Aga minu mõte on see, et see rõõm minu sees, seda ei saa mitte keegi, mitte kunagi minult ära võtta. Mis iganes juhtub. Ja ma peangi seda rõõmu treenima ja üleval hoidma, et siis, kui on päriselt ka keerulised ajad, siis mul on tema poole tagasi pöörduda. Et võib-olla ongi, et ma olin lapsena ka väga energiline laps ja väga rõõmus laps, võib-olla mitte kõige lihtsam vanematena oma tohutu energiaga. Et mul on mu rõõm ja raamatus ma loodan, et on teistele ka. Ja see paistab siit välja ja ma arvan, et see on väga inspireeriv. Ongi nagu sa ise siin ütlesid, et tegelikult iga inimene on kirjanik. Et ma arvan, et siit saab päris palju ideid selles osas, et ise see pliiats ja paber kätte haarata ja kirja panna see, mida sa siis enda ümber näed ja mida märkad, mille eest tänulik oled ja kõike seda muud head. Aga kust see sinul algus on saanud? Kas see, et sa nüüd märkad just seda, mis on hästi, mis on helge, mis on ilus, mis sind rõõmustab? Kas see oli sul mingil hetkel teadlik otsus või see on olnud aegade algusest kuidagi sinu sisse kirjutatud? Sa mainisid ka oma lapsepõlve ja enda vanemaid, sa oled maatüdruk, eks ju, et kas see kuidagi on sind kujundanud või kus see selline märkamise oskus sinuni jõudnud on? See on väga raskesti vastatav küsimus, sest nii üht kui teist. Ja üheski huviringis ma ei käinud, välja arvatud akordion, milles ma olin kohutav, kuigi kõik inimesed oskavad laulda ja pilli mängida, aga mõnel tuleb see lihtsalt lihtsamini. Ja teine trenn, kus ma käisin, oli korvpall, mis ilmselt pole ka päris minu ala, arvestades, et ma olen 1,60 m pikk. Ja ega mind huvitanud ka eriti, aga rohkem trenne ei olnud. Ehk siis mina lõbustasin ennast niimoodi, et kõik raamatukogu raamatud, mis vähegi jõudsid, olid mul läbi loetud eakohased ja ma olin oma kodus. Et selles suhtes kindlasti see maa roll on suur. Aga teine asi on see, et tegelikult pigem ütleks, et see on teadlik otsus umbes aastast 2019, kui ma kolisin Tartust tagasi maale. Elasin poolikus majas, seintega, katusega, mis lasi vett läbi ja seintega, mis liiga lähedale minnes tundsid tuult igas kehaosas. Lisaks oli veel seal auk laes, mis mind ei häirinud piisavalt järelikult. Aga terveks ta sai ja maja on täiesti remonditud praeguseks. Aga õnneks minu kolimine siis 2019-18 seal vahel oli seotud sellega, et oli samal ajal, kui näiteks Telliskivi sai populaarseks kohaks, eks ju, Tartus aparaaditehas, et selline, kuidas ma ütlen, tehaselik välivus sai populaarseks. Olime ausalt varem, see ei olnud kuigi populaarne. Ja kui sa elad sellises poolikus majas, siis hästi huvitav oli, kui tulid külalised, ütlesid, et issand, sul on siin nii ilus. Ma ütlesin, okei, mul on siin vana tapeet ja tegelikult ongi ilus. Et kui see ilu saab nagu teistsuguse vääringu, nagu see tegelikult on meil siin paarikümne, ma ütleme, 10 aasta jooksul juhtunud, ilu on teisenenud ju. Et varem oleks keegi kujutanud ette, et miski ilus on, tõepoolest, ma tahaks öelda Telliskivi loomelinnaku pooled hooned. Pigem see oleks olnud kuidagi pigem ei. Aga elades sellises kohas, mis oli ka poolik, oli kuidagi väga lihtne sellest rõõmu tunda ja mitte sattuda ahastuse sellest, et tahaks, et maja juba remonditud oleks. See on ikkagi eriline oskus, sellepärast, et kujutan ette, et paljudes ikkagi tekitab sellist ängi ja jõuetust, et kui asjad, ma ei tea, poolikud või katki, et see on ikkagi, nagu sa ütlesid ka, teadlik otsus, et sa siis otsustasidki niimoodi, et vot, ma nüüd märkan seda, mis on hästi siin auguga laega majas. Absoluutselt. Ja see jällegi, see on natukene seotud selle ajaga, kui me ütleme 2019, ilmselt tuleb veel koroona meelde, eks ju. Ja võib-olla siis sellega seonduvalt oli ikkagi pisut ka mul keerulisem, kuigi ma olin oma teise lapsega siis kodune, aga olid mingid nüansid, mis tegid tol hetkel elamise emotsionaalselt kurnavaks, võib-olla nagu õige öelda. Aga mulle kuidagi väga mitmed sellised eneseabitüüpi raamatud kuidagi mulle ei sobinud nagu oma selle käskiva kõnevisi poolest, mida ma olen väga üritanud ka oma raamatus vältida.
seal mõnes kohas küll on, aga just see, et mida ma siis tegin, et olla õnnelikum selles keerulises olukorras, juba ka poliitilises olukorras vaikselt, olgem ausad, keerulises poliitilises olukorras, ma hakkasin siis lugema Taani hügeraamatut või hügerteemalisi raamatuid Make Vikingi siis sulest. Ja need kuidagi andsid mulle seda rahu ja seda tasakaalu selles tõesti kurnavas ajas, eriti kui sa oled tihtipeale väikeste lastega kodus, tulevad jälle uued sõjauudised ja siis ma tundsin, et kui ma lähen nagu sinna oma kodu sisse, siis mu kodu on väga hüge ja ta oli juba siis selline väga hügelik, kui seal remonti polnud tehtud, eks ju. Ja siis läbi asjade, võib-olla see on väga materialistliku inimese pool minus, et läbi asjade ma suutsin palju paremini nagu ennast sees kuidagi korras hoida tugeva ja korraliku tugevusvaruga. Et hoopiski niipidi, et võib-olla siis selle sama hüge maailmavaate kaudu jõudsin mina sellisele rahulikku olekusse ja natukene siis märkamiskunst, mõnes mõttes on nagu tänuavaldus sellele, aga loodetavasti ikkagi teise nurga alt. Et päris nagu ei korda. Natukene räägi sellest hügest. Kõik enam-vähem kujutame ette, mis see on. Sul on, ma ei tea, mõnus diivan, mõnus pleed ümber, kakao seal nende vahukommikestega ja mingi tore raamat käes on ju, et aga mis see sinu jaoks on? Või et miks see kuidagi sind niimoodi kõnetas ja tegelikult su mõtlemist ka tollel hetkel siis suunas ja muutis? Võib-olla seesama ebatäiuslikkuse austamine. Et vana on ilus, võib-olla kulunud on hubane ja mul tol hetkel polnud muid valikuid, kui võib-olla mitte nii mul ei olnud lihtsalt seal uusi tohutult, ma ei tea, heledaid diivaneid ja Skandinaavia stiili. See ei olnud jõudnud sinu koduküllale. Skandinaavia stiil oli mul Tartus elades juba ära, nii et mul oli see natuke läbitud etapp. Aga mul olid just need vanad 60-ndatest pärit lauad, mul olid diivanid, mis kriuksusid igat pidi, mul olid need hiireaugud uste sees ja just seesama ebatäiuslikkus kuidagi, mis on standard ju tegelikult ka ilu kontekstis. Aga millest räägitakse vähe, sest ilu on justkui miski, mis on ideaalne. Ma ei tea, kas see oli hea vastus? Jaa, muidugi, ma jäingi mõtlema lihtsalt, et ilu tänapäeval on ju tihti see, et mis on Instagramis, see, kuidas inimesed seal elavad, see, millised nende kodud on. Sinu kodu on jällegi omamoodi, hoopis teistmoodi tore, et kui ma olen sul seal külas käinud, siis mina ei tea, minu tuleb sul alati natukene hullene tunne. See vist on ka see Astrid Lindgreni, kui lasteraamatute maailm, vähemalt mulle tundub, et sellest päriselt ka, et see on ka kuidagi sind mõjutanud su eluteel ja kuidagi sinu mõtlemist või ka kodu kujundamist ja kõike seda kujundanud, et kas see on ka olnud mingi selline teadlik asi või see tuli sinuga kaasa sealt lapsepõlvest? Kindlasti tuli kaasa lapsepõlvest, aga mulle meenub praegu ülikoolis, ma olen õppinud kirjandusteadust ka ja meil oli selline aine nagu väikealaste kirjandus vahepeal. Ma mäletan, lektor ütles niimoodi, et kui oli see artikkel, kus me seda pidime lugema ka ülikooli töö raames, et head lapsed kasvavad nii, et sa loed neile Pullerbi lapsi ja teisi teoseid. Et kuidas kasvatada häid lapsi, loe neile Pullerbi lapsi ja loe neile Lindgreni teoseid. Ja see kuidagi, tollal ma olin ikkagi, lapsed ei olnud absoluutselt veel ju teemas, aga see tundus kuidagi nii selline õige, sest seal on kuidagi need allväärtused on nii selged. Sealjuures ka need allväärtuse krutskid, mida me justkui mõistame hukka, aga lapse osa peab olema nagu krutskite tegemine, et tast saaks terve täiskasvanu kasvada. Et jah, selles mõttes küll, aga nüüd ma muidugi pean vahel ütlema, et mul on nüüd terve maja oluline korrus nagu remonditud ja ta on seal skandi ja kulunu vahel. Et nüüd on natuke nagu seis ikkagi parem selle 5 aastaga. Selles mõttes parem, et kõik on, tuult ei puhu enam sisse, välisvooder on väga ilus pruun, pähklipruun. Tahtsin elada pähklipruunis majas ja ma elan pähklipruunis majas. See on tõesti väga tore, kuidas sa oled selle majaga toimetanud ja mingis mõttes on see nagu 2 erinevat maailma, see, kuidas sa kirjutad siin
minu jaoks on selline nagu üliarmas, nunnu, romantiline natukene mingis mõttes. Ja teiselt poolt, et kuidas sa siis praktiliselt üksinda seda maja sa oled parandanud ja korrastanud. Sinus on nagu selline, ütlemegi selline kirjaniku proua või midagi säärast ja teiselt poolt on selline korralik, hästi praktilise meelega selline Eesti naine. Et kuidas need kaks maailma sinus koos niimoodi eksisteerivad? Jah, selles suhtes vastab tõele, aga ma pean siiski ütlema, et maja juures ikkagi on teised inimesed ka olnud olemas minu jaoks. Küll mingit laadi ma saan täiesti aru, mis sa mõtled, et ühtegi tööriista ma ei karda, aga võib-olla parem näide on näiteks autod, on ju. Et üldiselt, kui ma sõidan võõras autos ja võõras auto teeb imelikku häält, siis ma ütlen, nagu, mis selle auto viga on. Ja selles suhtes on täiesti õigus, et see loovus ja siis ikka ülipraktiline inimene, kes põhimõtteliselt saab kõigega hakkama, võiks öelda, tegelikult on väga harv kombo. Ja ilmselt see tuleb sellest, et mu isa on põllumees, kes ühtlasi tegelikult unistas natuke näitlejakarjäärist. Ja mu ema on inimene, kes on Eesti tippajakirjanik, samal ajal töötanud, maatööd teinud niimoodi, et enne lüpsis lehmad ära ja siis läks Tallinna tööle, eks ju. Et sealt ei saagi nagu midagi muud välja kukkuda tegelikult, kui selline kahe jalaga maa peal, aga pea pilvedes inimene. Ja see on alguses mulle tekitas nagu kursustel, mida ma siis õpetan, natuke probleeme ka, et äkki ma pole nagu piisavalt sügavamõtteline, äkki ma pole nagu piisavalt looduslaps või kuidagi selline. Piisavalt tiip või piisavalt selline uje või selline? Piisavalt uje võib-olla isegi on nagu ka hästi öelda, et äkki ma pole piisavalt uje, et olla kunstnik või olla kirjanik või midagi sellist. Ja see on kuidagi hästi tobe mõte, sest et see ei ole nagu, inimesed ei pea olema ju mustvalged, eks ju, ei tohigi olla ja me polegi. Aga natuke mind see kummitas, aga mingil hetkel üks naine, kes on mitmel kursusel käinud, ütles nii lahedasti, et sinu teebki just see eriliseks, et teist sellist ei ole, kes suudab nagu neid kahte tegelikult võrdlemisi erinevat valdkonda kokku panna. Ja klientide suhtes, kes tuleb minu kursustel, on mul sama probleem, et kummad nad siis on, kas kahe jalaga maas või ujedad kunstiinimesed. Tegelikkus on see, et nad ongi sarnased, nad ongi need, kes suudavad eluga väga hästi toime tulla, aga samal ajal on tohutavalt loomingulised. Et siis mulle kuidagi meeldis ja aitäh talle selle eest, et ta ütles, et aga see ongi ju sinu loo kirjutamine või see ongi minu raamat, eks ju. Ja need inimesed tegelikult on oluliselt rohkem, kui võib-olla võiks arvata. Ja igatpidi on hästi. Aga jah, see sisemine heitlus minu sees on küll vahepeal olnud. Üldiselt aitab ka see, et kui keegi sinu eest mingid asjad ära teeb näiteks, mida juhtub, ma ütlen ausalt väga harva minu elus, siis mul kohe tuleb loomepuhang. Ja ütleb, et okei, ma parandan su kuurikatuse ise ära. Siis mul on nagu, okei, mul on pooli mõtted uueks raamatuks. Aga kui see kuurikatus ootab parandamist, seni need mõtted on kuskil teiste asjade taga peidus. Siis saadki niimoodi kahte poolt tasakaalustada. Kui ühega parasjagu tegelema ei pea, siis saab teisega tegeleda. Ma veel ütlen, et kui kellelgi on ka küsimusi Helenele, et siis andke julgelt käega märku jooksvalt ja siis või näiteks mõni mõte, kes tahate lisada, et siis kindlasti saab seda teha, aga ma arvan, et me võiksimegi liikuda sinu kui kirjutaja juurde nüüd oma jutuga, et natukene see seostub ka selle eelmise küsimusega, et see praktiline versus selline kunstiline meel. Et ma küsisin su käest ka enne, et mis hetkel sa siis seda märkamiskunsti kirjutama hakkasid või kuidas selle sünnilugu oli ja siis sa ütlesid, et see oli väga konkreetne otsus sinu sees, mis on väga praktiline. Et nii, ma nüüd tahan novembriks raamatu välja anda ja andsidki. Aga mis sul selleks ajaks olemas oli, kui sa selle otsuse tegid, millal sa selle otsuse tegid ja miks? Aitäh selle küsimuse eest ja lähen natuke selle hügeteemaga kokku aastast 2019. Liigume sealt edasi võib-olla 3 aastat, kus ma hakkasin andma siis väga juhuslikult tegelikult loovkirjutamise kursust
sest üks täiskasvanu küsis, et see on meie mu lapsele õpetab loovkirjutamist, et äkki tuled teed täiskasvanutele ka ühe ringi. Ma ei tea, ma siis tulen. Ja sealt hakkas see seiklus pihta, tõesti nüüd 3-4 aastat jookseb, on ju. Ja siis selline kuidagi teiste õpetamine selles mõttes kuidagi üha rohkem avas mul endal ka kogu seda loovust, mis ma tahaks öelda, et oli üsna nagu kuidagi kinni surutud sinna väikeste laste ja ülikooli aja vahele. Et siis oli nii palju muud, mis oli nagu tähtsam, aga ma kirjutasin väga palju keskkoolis ja siis see kuidagi oli väga tavapärane. Aga ta oli nagu pausi peal tegelikult, kui oli seesama nii-öelda oma elu loomine käsil, millest räägib ka siin üks jutt, vanad head ajad, et siis ta oli pausi peal selles mõttes. Aga mis ma avastasin, oli see, et kui ma teen loovkirjutamise kursused, siis ma pean tegema nagu ettevõtte endale. Et see oli hästi suur nagu põhimõtteline muutus minu peas. Et kui ma seda teen, et siis ma pean tegema ikkagi nagu päriselt, mitte niimoodi pooleldi ja veidralt. Ja siis mul tuli pähe see sõna südasügis, mis on mul ettevõtte nimi ka, eks ju. Ja sealt nagu hakkas kuidagi hargnema see, kuidagi see tee märkamiskunstini. Ja märkamiskunsti sõna peale ma tulin võib-olla aasta tagasi ja väga juhuslikult. Seda kindlasti on keegi maailmas veel kasutanud, aga ausalt mina ei tea, nii et ma saan öelda, et minu sõna või vähemasti tegelikult palun öelda, kes teab, kas seda veel kasutada. Et see mõttes, et okei, aga see märkamiskunst, et see on nagu mingi minu asi ju. Et loovkirjutamine isegi võib-olla mitte, sest loovkirjutamise õpetajaid on üks palju tegelikult. Muidugi ma pean ütlema, ja mis kindlasti oli nagu, et kui ma saan aru, et see märkamis, see on minu sõna, see on minu olemus, eks ju, siis hästi palju aitasid kaasa kindlasti sellele, et saaks nagu kaante vahele, see mingi osa minust, ma tegelikult tahaks isegi öelda, on tudengitel, keda ma Viljandi Kultuuriakadeemias olen nüüd 2 aastat saanud kevadel õpetada. Ja tudengitega me kohtume nii põgusalt ja nemad ikka küsivad, et aga kus ma su raamatu saan või ma tahan veel kuulda, mis sa teed. See oli kuidagi selline, kui 30 täiskasvanud inimest vaatavad otsa, ütleb, et tee nagu kirja ka, mis sa meile räägid. Et siis see kuidagi oli hästi julgustav. Ja siis läksime, liigume nagu sammukese veel edasi. Koolis õpetasin miniatuure, mõtlesin, päris põnev asi. Et äkki ma ka kirjutaks miniatuuri. Ma pole kunagi mõelnud selle peale, kui žanri peale, mida võiks kirjutada. Siis ta kuidagi jäi kuklasse ja jällegi oma loo kirjutamise või käsikirja kirjutamise kursustel ma kasutan tõlgitud mõtterännakuid, et inimesi siis viia mingisse kohta, millest nad saavad kirjutada. Ja miks ma peaks tõlkima mõtterännakut, näiteks Inglise külaelust, nagu on Beth Campton teinud, kes on siin taga mul ka kiidetud ja mind väga mõjutanud Inglise autor, et kui ma võin ju ise neid kirjutada. Kas siis Eestis sa ütled, et keegi sellist asja enne pole teinud? Alati on keegi midagi teinud. Ja see ongi nagu see põhjus, et igaüks võib ju raamatu väljenda. Absoluutselt, te võite siukse raamatu kõik, kes siin istuvad või siis poes ringi võivad kirjutada valmis. Sellest pole mitte midagi erilist. Peale selle, et ta on eriline. Eks ju. Ja selles, aga sellist nagu töövahendina oma kursustel ma mõtlesingi alustada just kui töövahendina kasutada. Aga siis ma mõtlesin, et kui juba, siis juba. Ja ärkasin üles 25. mai hommikul ja teadsin, et ma kirjutan suvel raamatu. Ja arvutasin välja, mõistlik on see välja anda novembris, jõuab aega. Õpetajana mul on suvel natukene rohkem vabadust. Ja panin graafiku järgi paika, juunis teen seda, juulis teen seda, augustis seda. Septembris seda, oktoobris on trükis, novembris on esitlus. Ja siis on jõulud, nii et väga hea kingitus näiteks, eks ole. Väga hästi ajastatud, see on jällegi see praktiline meil. Ma räägin, see on plaani läbi kõik. Kõik plaani läbi mõeldud ja et olgem ausalt vastu suveraamatut välja anda, mis räägib võib-olla sissepoole vaatamisest. See ei ole ratsionaalne. Selles suhtes, et inimesed tegelevad, ma ju kursusi pidades ka tean, et suvel on väga raske inimesi kursusele saada. Ja sa näed, kus nad kibelevad, juba kus ma isegi kibelen nagu oma porgandid maha panema, eks ju. Ja siis tuleb september, kus ongi täpselt see aeg, on ju. Ongi täpselt see aeg. Ja olgem ausalt, see sama südasügis on mul ju siin juba mitu aastat ettevõttena olnud, et november ongi minu aeg. Mulle tõesti meeldib november. Oktoober on veel selline liiga populaarne võib-olla, aga november on just selline, et
selleks sa pead ikka ilu oskama näha, et sulle november meeldiks. Ja ma arvan, ma oskan. Mis sul selleks ajaks olemas oli, kui sul see otsus peas sündis? Kas sul olid mingid tekstid juba peas olemas? Näiteks siin on ju üks lugu on aasta viimasest päevast, eks? Kas sa mõtlesid selle kuskil seal suvel välja või see oli sul juba tegelikult olemas või mingid need lood olid juba kuskil sul olemas? Jaa, tõepoolest, esiteks ma tahan öelda, et need on kuidagi minu sees olnud osad neist, aga nagu kirjutajatel ikka on mul vähemasti 20 kaustikut täis erinevaid tekste, erinevatel aastatel kirjutatud ja ma teadsin, et seal 20 kaustiku hulgas on tekste, mis juba on mõtterännakud, ainult oma olemuselt, et ei ole kõik tegelikult mõtterännakud, need on lihtsalt lood elust, eks ju, ilusast, rõõmsast elust, koos raskete küsimustega vahepeal. Aga ma kuidagi jah, olid tegelikult olemas need talvised lood ja siin ma nagu ise tunnen ka stiililiselt pisut erinevust ja aasta viimane lugu on mul kirjutatud eelmise aasta 31. augustil, kus ma olin, kus siis oli täpselt see hetk. Aga kõige vanem võib-olla neist, kui ma mõtlen nagu valmis kirjutatud lugu, mida ma täiendasin, on siin kuskil 3 aastat tagasi kirjutatud. Ja siin juures on väga hea hetk, et need suvised lood ongi suvised lood, aga elemente on markeeritud ära nendest 20 märkmikust. Ma lihtsalt hakkasingi markeerima otsast, et ükski sõna pole raisatud ja see on see ka, mille hästi palju kirjutajad kardavad, et mis ma ikka, iga sõna on tohutu väärtus ja see, kuidas mul tõesti mingi, mõtleme, 3 aastat tagasi septembris kirjutatud lause, mis võib-olla ongi siin raamatus, on ju, siis see lihtsalt tõestab seda ja ma tahan seda kõik meeles peaks, et ükski sõna pole raisatud. Siin oli minu meelest, ma ei mäleta, mis jutt see oli, aga mis lugu see oli, vaatasid kella, mis kell on? 28. Väga hea, siis on just selleks küsimuseks, ma arvan, paras aeg. Et oli selline lause, et kirjutamileks peatab aja, oli see. Et sa nagu kuidagi läbi selle siis ongi see märkamine, et sa ikkagi tahad ka kuidagi, kui sa midagi märkad, siis läbi kirjutamise tahad sa selle hetke kuidagi talletada või fikseerida, et see jääb sulle alles. See on siis nagu see märkamiskunsti mõte. Jaa, väga hästi öeldud. Et märkamis üleüldse hüpe lihtne on, eks ju, pilti teha telefoniga sellest hetkest. Ja mulle meenub kogu aeg selle telefoniga pildistamisega üks dialoog oma endise kolleegiga, kes saatis olime väga kaunis kohas, ta tegi pilti, valis sinna pildile filtrit. Siis ma küsisin, et kuule, sa pidid oma peregruppi selle pildi saatma, et miks sa nagu filtri paned? Ta oli korraks erralõin ja siis see küsimus oli nii revolutsiooniline ja siis ta ütles, et sellepärast, et või äkki ta ütles järgmisel päeval, ma ei mäleta täpselt, sellepärast, et see filter annab meeleolu edasi. Ja siis minu järgmine küsimus idee tasandil on ikkagi see, et aga siis, kui sa tahad meeleolu edasi anda, et miks sa üldse valid siis pildi, millele sa pead filtriga meeleolu lisama. Et natukene selline oksüümorlik olukord, eks ju. Ja üleüldse harjutada pildistamise asemel kirjutamise jaoks, kirjutada selle jaoks, et mäletada, minu meelest on nagu väga hea harjutus juba. Ja ma arvan, märkamiskunsti harjutusena läheb ka absoluutselt kirja. Ja väärtus sellel on samaväärne, kui mitte suurem. Kas sa pilte ka teed või sa talletadki need oma märkamised just kirjadel? Mina ikka teen muidugi pilte ka, selles mõttes, et ja panen filtreid ka sinna peale, olgem ausad, ja pildi allkirju kirjutan. Aga ma arvan, et mul on võrdselt, kui ma tunnen, et mul on päris selline oma aeg, siis ma väga naudin seda, et ma kirjutan just. Et siin just mingid asjad, aga mida sa tegelikult ei saa pildistada. Mul oli orav näiteks, mul kodus on mõned oravad, on ju. Ja siis need vahepeal käivad nagu näitamas ennast, need on nii armsad. Ja kuidas ma pildistan või filmin oravat, ikka on mingi halli kuju halli puu taustal. Aga kui ma kirjutan oravast, siis see on see lisaväärtus, kuidas ta käis 3 ringi aknast mööda just eelmisel pühapäeval ja tal oli iga kord suus mingi tohutu hunnik sammalt. Ma ei teadnud, et oravad niimoodi üldse seda sammalt veavad kuskile. Ma üritasin seda pilguga jälitada, et ta on jällegi siis ju pesa seal, kuhu ta see sambla viib. Ja seda ma suudan kirjutada. Aga ma ei suuda seda pildistada. Võib-olla väga hea kaameraga tõenäosus
on see ikkagi, et see orav on selleks ajaks läinud, kui sa oma hea kaamera välja saad ja õiged objektiivid ette, eks ju. Et võib-olla mõnes mõttes kiirem viis hoopis salvestada. Aga jah, ma teen mõlemat vastus. Ja siis lisaks kirja saad panna ka oma emotsioonid, on ju, et need võib-olla ei, kui sa üritadki mingit pilti kuskil talletada, ise oled teisel pool kaamerat, aga kirja saad panna ikkagi need mõtted ju enda seest otse sinna paberile. Ja see ka, et kuidas meile seostuvad mingid asjad üldsegi, et võib-olla siis toon näite sellest samast raamatust ka, et kui ma trükikojas sain selle raamatu kätte, nad olid pannud selle niimoodi siitpaberi sisse mulle, et ma saan avada, olid ma väga pidulikuks teinud selle, siis mina tegin selle raamatu, avasin siitpaberi ja vaatasin, mis trükikäkk siin on. Ja see tähendab lihtsalt seda, kuidas me inimestele mõtleme. Ja siis ma vaatan, et siin ei saa olla mingit asja. Ja kui te vaatate seda raamatu kaant, siin minu mõte oli, et see, et siin on trüki mingi probleem, aga tegelikult see on udu. Ja see udu on kogu aeg siin pildi peal olnud. Kogu aeg. Ja siin udu on tagapool ka ja eespool on ka udu. Aga kuna mina olin seda vaadanud ainult läbi arvuti ekraani vahel, siis mul kuidagi mõte ei ulatunud selleni, et tegu on uduga. Ja udu on imeline asi. Mul täiega meeldib udu. Udu on üks mu lemmiknähtusi üldse. Aga ma nägin esimesena trükiviga. Et mingi error on trükkimisega, eks ju. Et see on lihtsalt jällegi see, et me peame nagu suunama ennast neid toredaid mõtteid mõtlema. Ja ma olin, ma arvan, kõva 2 minutit närvis selle pärast, sest kõik mu raamatud on nagu trükipletiga nüüd. Aga ei ole, see on udu ja see on päriselt udu. Lihtsalt ma pidin nagu natuke vaatama selle taha, et sellest aru saada. Ja see on see, mida kirjutamine annab. See on päris huvitav, et sa niimoodi, sa räägid siin sellest, et kuidas märgata neid ilusaid asju, aga siis ütled, et ise oled tegelikult see inimene, kes hakkab otsima, et mis siin nagu mäda on. Enda asjadel ikka. Jah, aga kuidas siis sealt nagu üle saada, et ikkagi nagu, et jõuda nagu selle õndsa tundeni? See on veel parem küsimus ja mul on hea meel, et ma seda rääkida saan, sest muidu ma saan seda ainult õpilastele ja tudengitele rääkida, nüüd te kõik olete siin. Ja mulle meeldib väga Wabi-sabi-maailm, mis on siis Jaapani ilukunst, kes on siin jaapanoloog, öelge, kas ma eksin, ma loodan, et ma eksin. Ja seal järelsõnas on ka sellest juttu, et kõik on ebatäiuslik, kaduv ja lõpetamata. Ning ma pean seda nii palju meeles, väga teadliku otsusena pean meeles. Ja niimoodi ma saan üle nendest rasketest hetkedest, kus mulle teiste tekstide puhul ma ei näe niimoodi, see on mingi enesekriitika teema. Aga ma suudan üsna kiiresti ennast maha rahustada, endale tuletada meelde kaduvuse, ebatäiuslikkuse ja selle, et miski pole kunagi lõpetatud ja see päriselt aitab. Aga jällegi, see ei ole juhus, see ei ole nii, et ma nii mõtlen, olen eluaeg mõelnud. Ei, see on teadlik otsust juhtida ennast viisil, mis ei hävita ennast. Et see lõpuks on ikkagi, sa rääkisid eneseabi raamatutest ka siin korra ja ütlesid, et seal on, miks nad sulle ei läinud peale, et seal on hästi palju sellist käskivat kõnelisi, tee nii või ole naa. Aga sa ütlesid siin mõned sellised sõnad on ka su enda raamatus. Kas seda võib ka mingil moel siis eneseabi raamatuks pidada või kuhu riiulile sa selle paneksid? Ja jällegi suurepärane küsimus, sest et mu käest on mitu korda küsitud, et mis oli kõige raskem raamatu väljaandmise juures, just väljaandmise osa. Ja minu meelest kõige raskem oli see, et ma pidin Rahvaraamatule panema kirja paberi peale, mis tüübi raamat see on. Ja siis mul oli täielik error sellega. Sest ma ei oska öelda, palun lugege läbi ja siis saatke mulle. Ja siis ma mõtlesin, kuhu ma ta siis panen. Ja siis need inimesed, kes juba on seda lugenud, on väga ilusaid sõnu selle kohta öelnud. Üks neist on mu lemmikutest on see, et see raamat on unistamisest. Ja see raamat on mäletamisest. Ja kuhu ma panen raamatu poes, mis on unistamisest ja mäletamisest nagu samal ajal memuaarid või? Õpikud ta. Ja siis me joomegi nagu sinna, mis ma siis lõpuks tegin. Muidugi minu selline irooniline nali oli see, et ta peab lihtsalt seal topis olema. Sest seal ei ole kirjas, mis žanr on, eks ju. Küll, aga ma panin ta lõpuks käsiraamatute alla. Need kudumise kõrvad kohal, nii et minu raamatus siis tõenäoliselt. Auto parandamine, remont ja
siis märkamiskunst. Absoluutselt. Väga hästi oluline, tõesti. Tahtsin veel küsida, et kirjutajana, sa oled õpetaja, on ju, ja sa oled see praktilise meelega metoodiline inimene. Kuidas sa kirjutad? Kas siis, kui tunne tuleb peale või siis, kui on kirjutamise aeg sul päevas ette nähtud? Nii. Jällegi teema, millest ma peangi neid kursusi, on see, et tegelikult me saame kirjutada igal ajal, mis iganes hetkel, ja selle tõttu ma julgelt kirjutasin ka selle üldise taustaks, et me teeme väikse loovkirjutamise harjutuse. Kuna ma olen natuke teadlase tüüpi, siis ma tahan, et tehnikad, mida ma kasutan, oleks teadusuuringutele baseeruvad. Ja see, mida me teeme, seda on, meil on muidugi üliväike harjutus, väga väike amps. Küll aga siis küsimuse tagasi pöördudes, eks ju, mis su küsimus oli? Mu küsimus oli metoodiline kirjutamine, kuidas sa kirjutad, et kas sa teed seda, siis kui tunne tuleb peale või siis, kui on päevas see aeg, mis on selleks mõeldud? Mina ütlen, et mõlemat pidi saab. Ja täiesti kindlalt saab kirjutada ükskõik mis kell, ükskõik mis tujus. Ja selleks ongi need samad tehnikad. Küll aga vahel on see lihtsam. Vahel on lihtsam kirjutada väga sügavat haaravat teksti. Ja vahel on see keerulisem. Aga kirjutama saab ennast absoluutselt igal ajal. Ja olles nagu kahe väikese lapse ema, siis kirjutada siis, kui tunne peale tuleb, ei ole lihtsalt reaalne. Ja minul oli, ma teadsin täpselt, millal mul on aega kirjutada. Mul on nagu kalendris kirjas need hetked, millal ma saan kirjutada. Ma võin seda teha ka õhtul ja hommikul, aga kindlad ajad kuus, millal ma saan järjest kirjutada. Ja miks ma sellest räägin nii pikalt, on see, et mul olid kõik ettevalmistused selleks hetkeks tehtud, kui see hetk tuli. Mul olid pestud põrandad, ma armastan väga puhtad põrandad ja mul on ilusad põrandad, seda saate ka mu raamatus ka mitmes kohast lugeda. Nii, ja mul olid pandud valmis kõik head kirjutamise riided, millega on mugav kirjutada ja mul oli külmkapis täpselt see toit, mida ma tean, et ma armastan siis, kui mul on kirjutamise aeg. Ja ma arvan, et see metoodiline pool ongi see, miks ta lõpuks ikkagi täpselt nagu graafikus koodi ja välja tuli. See kõlab nii toredasti, see on nagu see, et see kirjutamine on sinu jaoks nagu preemia või et see siis, kui kõik need sellised päevatoimetused, mingisugused asjad, mis tuleb ära teha, on tehtud, et siis on see hetk, kus sa saad võtta ilmselt siis pliiatsi ja paberi kätte, mitte sa ei kirjuta kuskile telefoni või ei kirjuta kuskile läpakasse. Mina raamatut kirjutades ma kirjutasin kohe arvutisse. Seda eelkõige, kuna ma juba teadsin, et ma kirjutan käsikirja, et see tundus ratsionaalne. Aga mingid mõtted märkmik on mul pidevalt kaasas, aga suuri kirjatükke ma teen ikkagi arvutisse. Ma väga armastan oma arvutit, et selles mõttes on ka oluline ennast ümbritseda tehnikaga, mis sulle meeldib, materialistlik inimene muugas. Ja siis ta tuleb ja te näete teksti lugedes, et seal seda materiaalsust tõesti naljalt ei kohta tegelikult, aga ennast panna kohta, kus kõik ettevalmistused on tehtud, siis seesama loovus või flow seisund, nagu on hästi populaarne öelda, ta saabki tulla, kas sina valmistad ta ette. Ja see on teadlik otsus, kuidas ja millal sa seda teha saab. Tuleb ikkagi luua endale see keskkond, et see maagia hakkaks juhtuma. Ma tahaks öelda, et maagia hakkaks juhtuma tõesti vaja keskkonda ja võib-olla mõnel ei ole, eks ju, see on täiesti individuaalne. Aga ma ütlen ka seda, et mõnel hetkel see maagia lihtsalt vaatad, kirjutangi juba mingit teist tundi ja mõtlen, et apikene, kuidas mul täna nagu nii hästi välja tuleb. Teine päev kirjutad esimest tundi ja mõtled, et okei, see on hea, aga see ei ole selline, kuidas mõtlen nagu, ma ei saa öelda geniaalne, aga lihtsalt, eks tekstidel ongi vahe. Ja sealt võib-olla paistab see seisund, võib-olla mõni inimene kirjutab kogu aeg nagu flow seisundis ja kõik on suurepärane kogu aeg ja tekstid on imetlusväärselt süvamõttelised, aga minul tegelikult see kvaliteet seal mingis hetkes kõigub ja ma arvan, et see on inimlik ja normaalne. Nii, ütleme, mis see kell nüüd on, kas me hakkame harjutust tegema või jõuame natukene rääkida sellest kunstnikust, kelle pilte siin raamatus me näeme. Ja mina olin täiesti veendunud, et kunstnik on käinud sinul külas ja joonistanud sinu, ma ütlen kohe, et see pilt siin. Mina arvasin, et sa oled siin sina, on ju, oma köögis, võib-olla kes on Helena külas käinud, sul on selline kampsun, on ju, sul on kruim peas, sul on enam-vähem selline vaade ja sul on ka niimoodi, et see köök on, see köögi tasapilt on täpselt niimoodi
seal akna juures ja noh, tavaliselt sa seal küpsetadki piparkokke või mingisuguseid kaneelirulle, aga see ei ole tegelikult sina. See ei ole tegelikult mina. Ja see on, me saame ikka küsida, et selles suhtes, kui on aega, mulle meeldib väga rääkida, sellepärast ma õpetaja olengi, et siis sulle makstakse raha sellest rääkida. Super töö siis sulle ju. Täiesti võrratu. Küll aga jah, need pildid ei ole, nende piltide pole mina ega minu kodu, eks ju. Aga ma räägin hea meelega sellest loost, et tegu on siis tegelikult Poola autoriga. Need pildid on joonistanud Poola autor Asias Petel ja ma tegelikult pidasin, kuna siis, kui ma otsustasin 25. mail, et raamat tuleb välja novembris, siis ma hakkasin kohe ka uurima tausta, kuidas raamatu väljaandmine käib, millised, mida mul on vaja selleks. Ja siis mu vanem õde ütles, et pane pilte ka. Ma ütlesin, aga see on täiskasvanud raamat, pane pilte ka. Davai, ma panen pildid ka. Ja mulle tundub, et pärast seda kõik lihtsalt läks nagu nii ladusalt. Ja läks ladusalt, kuni me olime 2 kuud rääkinud ühe kunstnikuga, kelle pildid siis olid ideaalseks siia raamatusse. Ja siis tal tekkis endal raske hetkelus ja ta ütles, et ma ei saa ühtegi pilti. Ja mõtlesin, et okei, et mul on 2 nädalat aega selleni, kui raamat trükki läheb. Aga õnneks mul on Instagramis päris palju kunstnikke, keda ma jälgin. Ja ma teadsin juba, et ma teadsin, kellele ma võiks kirjutada sama ettepanekuga. Ma teadsin, et keegi mul enam pilte joonistada ei jõua. Küll aga saab litsenseerida pilte. Ja ma kirjutasin, ma olen ligi 10 autorile, kelle pildid mulle on südamelähedased. Ja siis Asia siis vastas mulle hästi kiiresti ja mõne inimesega saad kohe aru, et ta on sinu inimene. Ja ma ei ole teda muidugi päriselus kunagi kohanud, aga ma arvan, et ta on minu inimene. Ja siis ma valisin tema olemasolevatest piltidest siis välja 10, mis mulle tundus seda raamatu mahtu arvestades paras. Raamatu suurus ja maht mul oli ka juba mais välja mõeldud, et ma teadsin, milleks ma olen võimeline selle aja jooksul. Ja siin tegelikult ta ei tohikski paksem olla see raamat, sest siin on nii palju raskeid kohti tegelikult lugejale. Nii et ta läheks liiga paljuks, ma arvan. Küll aga Asiaga me hakkasime suhtlema ja kui ma seda kaanepilti nägin, siis ma teadsin, et see on minu raamatu kaanepilt ja teised pildid siis ma valisin sinna juurde. Ja need pisipildid on ka veel, et oleks veel kuidagi positiivsem ja rõõmsam see raamat. Ja neid, ta oli ka, ma litsenseerisin 4 tema pisipilti, aga siis ta pani mulle veel 3 tükki juurde. Nii et selles mõttes sai ta minu arvates ikkagi väga ilus ja ma saan alati öelda, et endale ostad raamatu lugemiseks ja siis lapsed saavad pilte vaadata. Et need pildid ise juba mõjuvad. Nad mõjuvad, nad rahustavad vähemasti mind ja ma loodan, et teid ka. Vaata, ma leidsin ühe veel, kus sa oled sina pealt, näitan siit ka. Täpselt on ju see oranž tool on ju, sina siin istud raamatu riiulite vahel, justkui siin samas. Aga üks asi veel, see raamat tegelikult käib kokku, eks ole, ka sellise märkmikuga, et seda võibki võtta kui sellist loo kirjutamise harjutus siis kokku on ju, et siit saada oma sellise mõtterännaku, siis on sul paber, siis on sul pliiats ja meil on ka tegelikult siin paberid ja pliiatsid ja meil on plaanis üks loo kirjutamise harjutus, sest see on ju see, mida sa teed. Nii et hea meelega nüüd õpiks, kuidas see märkamine ja kirjutamine siis käib. Viid meid kaasa väiksele rännakule. Ma viin teid kaasa väiksele rännakule. Küll aga selle sama komplekti juurde käib ka kampsun, eks ju. Et juba need 3-4 aasta, mis mul jookseb, kus ma olen juhendanud kursusi, inimesed ikka tulevad minu juurde ütlevad, ma tundsin su kampsuni järgi ära. Ja et ühesõnaga see on su õe koodud kampsun. Just täpselt, et selle tõttu seal näed sa seda sama kampsunit, mis on küll juhus, olgem ausad, aga juhuseid ei ole olemas. Nii, ja okei. Hakkame siis äkki pihta või ma arvan, et tõmbame siin sellele küsimusi iga. Jah, et kui on, siis julgelt küsige. Miks olla? Ainult piinlikele küsimustele vasta. Ja kui tavalistele. Jah, palun. Mul on küsimus. Ma väga tahan teada, mis oli see söök siis veel, mis seal küll kirjutamise söök. Jah, mul väga vaja teada. Nii, väga hea küsimus. Minu kirjutamise jook on kreibimahl. Vot, lastele see õnneks ei maitse, mis tähendab, et rohkem jääb mulle, see on väga suur pluss.
ja mida nagu korralikum kvaliteetsem kreebimaat, seda parem, on ju, sellest peaaegu juba piisab. Ja siis omlett või praemuna, sest nagu te siit loete, just iga teine sõna, mis ei ole veranda, on kana siin raamatus. Et ma sain lihtsalt hakata omaenda kanade munadega siis tegema omletti ja need on kohe palju maitsvam, et põhimõtteliselt muna ja kreip. Kuule, selleks sa siis võtsidki kanad, et nad muneksid neid mune, mis paneksid sind kirjutama. Kuldmunad põhimõtteliselt. No vot, siin on vastus käes, et siis võib seal Helene kanade mune käia korjamas või siis enda kanade. Ma arvan, et endal kanad, et see annab selle lisaväärtuse. Ja mul on väike manuaal ka, kuidas kanadele järele minna. Et siis vaadake, seal on leheküljel, ma ei kujuta ette, 125, kuskil 90 näiteks on see lugu või 70. Küsimus ja seal taga ka. Kas on juba mingi uus raamatu mõte ka kuskil peas niimoodi hoodumas? Ja aitäh selle küsimuse eest, et ma tegelikult keelasin endal midagi uut kirja panna ja ma ütlen ausalt, et see väljaandmise protsessi lõpp läks päris pööraseks ajalises mõttes, et asjad, mille peale sa ei tule raamatut välja andes nagu tõepoolest üldse. Mul nagu ei jäänud ka võib-olla liiga palju sellist vaba ajumahtu selle jaoks, aga kohe see hommik, kui mu esitluspidu, mis oli 8. novembril, siis kohe pärast seda ma nagu järgmisel hommikul hakkasin juba kirjutama ja siis mõtlesin, Helena, mida sa teed? Aga mõte on tegelikult see, et nagu te näete, siin on ikkagi väga palju suvelugusid. Siin on mõned talvelood, mõni sügislugu, aga siin on nii palju suvelugusid ja tegelikult pool raamatut on tehniliselt puudu, sest pool aastat on katmata. Et ma tegelikult tahaksin neid sügiselugusid ka kirjutama hakata, sest praegu on just selleks paras aeg, et ma ei taha valetada mitte mingis hetkes ja selle tõttu praegu kirjutada maikuust ma ei suudaks ju. See lihtsalt ei oleks autentne. Või siis, kui mul on vanad lood, neid ma saan nagu toimetada, eks ju. Aga momendil ja teine pool selle raamatule märkamiskunst 2. See tuleb siis millalgi sügisel arvatavasti välja järgmisel aastal kõrvitsalt aegu. Ja võib-olla pisut parem aeg, kui nüüd seda praktilist meelt mõelda. Jah, aga ma vahepeal pean paar suurt plaani võib-olla veel ellu viima, et ma tahan ikkagi, et see märkamiskunst oleks selline nagu bränd, mis käib erinevate nüanssidega koos, et ma nagu kuupäeva praegu veel välja ei ütle, aga see, ma tunnen ise, et seal nagu pool nagu selles mõttes puudu või vähemasti veerand. Nii et tuleb. Võtame siis seda niimoodi, et Helene ikkagi lubas, et tuleb. Ei tea mida väga varsti. Okei, võtame niimoodi. Kas on veel küsimusi? Teeme harjutust ja siis saab pärast veel küsida, kes ei julge kõva häälega küsida. Absoluutselt. Ja või tuleb lihtsalt mõte. Ma tahtsin vist lugeda siit meile ühe loo ette. Jaa, et tegelikult selline tüüpiline loo kirjutamise harjutus on niimoodi, et saad inspiratsiooni, kirjutad välja kogu auru 3 minutit ja siis kirjutad 10 minutit voolavat teksti. Aga praegu ma arvan, et teil on see aur juba siia välja mõeldud ja mind kuuldes on see auru osa juba nagu oma koha leidnud. Aur on välja lastud. Aur on välja lastud ja selle tõttu ongi kirjutamisplokk väga tihti inimestele, et nad ei tea, et aur tuleb enne välja lasta, vaid tahavad kohe tooteni jõuda. Ja see on väga suur põhimõtteline vahe, ma võib-olla selle lisan veel, et kui ma hakkasin toimetama oma tekste, selleks mul oli see august on ju planeeritud või augusti teine pool õigemini, siis ma tegelikult võtsin väga paljudes lugudes esimese lõigu maha. Sest see esimene lõik oligi nagu see auru väljalaskmine ja tegelikult jutt hakkas voolama veel teist lõiku. Esimene lõik ongi kuskil 3 minutit, ehk siis nagu ikka teadusega kipub olema, et nii ongi, nagu on uuringud näidanud. Aga lihtsalt sa võid seda järjest ka teha, seda märgata pärast on, ma arvan, kvaliteetse töö mõttes oluline. Et nii, et meil esimesed 3 minutit jääb ära. Ma loen teile ette ühe loo, võib-olla kes on raamatut juba lugenud, korraks lehvitage mulle. Kes juba on lugenud? Väga hea, keegi ei ole, super, siis ma saan ise ühe loo ette lugeda. Aga minu ülesanne siis teil on see, et ma loen teile ette ühe loo ja teie kirjutage ilma igasuguse tsensuurita. Kõige suurem, jällegi suur probleem, aju ja käe vahel tsensuur, unustage ära. Siia saab kirjutada ja pliiatsit saab ka, kellel ei ole märkmikku. Oota ka siit saab siis ühe paberil. Anna 1 või anna 2, vaata, kuidas sulle tundub. Ma olen ühest, et
kõik mõtted lihtsalt sinna kirja ja see näitabki seda, et tegelikult alati on võimalik kirjutada. Kui mitte millestki muust, siis kirjeldada suudame me kõik igal ajahetkel, eks ju. Ei pea olema minu tekstist inspireeritud, absoluutselt mitte. Võib-olla hoopis midagi muud. Siis tegelikult võib-olla ongi mõistlik niimoodi, et kui ma loen, siis ma lihtsalt ütlen teile, olles selle ala, tahaks öelda professionaal, et see tekst, mida te kirjutate, tõenäoliselt võtab teil aega kuskil 10–15 minutit. Võib-olla pole kõikidel nii, aga tõenäosus on päris suur. Ja pärast seda ongi niimoodi, et omas tempos siis igaüks astub sellest olukorrast välja, eks ju, kas on tarvis ära minna või tahate autogramme ja pühendusi oodata, aga ametlik osa siis lõpeb sellega, et ma lõpetan teile ette lugemise ja ütlen ka, et nüüd on kõik, eks ju. Et siis teate, et pärast seda enam ei tule midagi. Siin peaks pisut vähem valgust olema, ei tea, kas siis see võiks väga hästi videos olla. Tavaliselt, kes on minu õpilased juhuslikult siia sattunud, et nemad teavad, et ma kustan kõik tuled ära klassis kogu aeg. Aga olgu, veits raske on siin mikrofoniga hakkama saada, aga hakkame pihta. Aasta viimane päev. See hommikuse pimeduse ja päeva alguse valguse vaheldumine on justkui ime, mida mõnel üksikul korral ehk märkad. Olen endale äärmiselt tänulik, et olen valinud märgata. On selle aasta viimane hommik, aga ma ei julge veel tulesid põlema ega kohvivett tulele panna. Hommik on õrn kui kristall. Sel korral on talv õigeks ajaks tulnud. Olen talle tohutult tänulik. Millal üldse on talveks õige aeg? Siis, kui saad lasta talvel tulla ja tal enda sees elada, tundmata ta vastu kartust. Miks tundub talv kui klaasistunud hetk, mil kõik on justkui surnud? Miski talves pole ju tegelikult lõplik. Ümbritsev on vaid puhkusel, et end koguda. Teisiti poleks võimalikki. Lumi saab olla kui plaaster või side, mis laseb haavadel puhta ja hoituna paraneda. Head uut aastat siit, kuhu maailm ei ulatu. Siit, kus tähed on taeva laternad ja laternad on maised tähed. Siit, kus ilutulestikust ilusam on tähine öö, sätendava lume ja taeva lael puhkava kuuga. Aga aasta vahetub ometi ka siin, kus aeg justkui seisab. Väline aeg seisab ja kattub tolmuga, et sisemine saaks puhata ja taas tõusta. Või olen ise tolmukübe kellegi teise elus. Selline, kes tuli, tekitas segaduse ja lendleb edasi mujale, sest nüüd on see keegi valmis juba enne hädasti vajatud muutusi oma ellu lubama. Ehkki ajaks, mil ta selleni jõuab, olen tolmukübemena juba kuskil mujal. Seal, kus järgmine keegi mind hädasti vajab.